trall käib meil siin praegu. Selmaga sa ajad taga kedagi või? Vaibad lendavad sassis kõik. Oota, ära tule sina ette. Kutsud lähevad segama, ei tohi minna kiisusid segama. Selmaga sa püüad kedagi või? Kuule, mis sa teed? Mängid või püüad? Oot, nüüd ei tea. Vaiba keeras rolli igal juhul. Tundus, et ajab kedagi taga. No, tiiger läks vaatama. Suli tuli. No, aeg näitab. On seal keegi peidus või? Mis? Ei tea. Paneme vaiba ilusti. Paneme vaiba ilusti tagasi. Hopsti. Nii. Vaib. Tugi tuli jalg siin kriuksub. Mis see esindis? Sellega Selma äkki mängiski, see piiksub siin. See ratas. No nii. Millega sa mängid, No vot ei tea, vaata, aeg näitab meile. Suli vaatab mängu pealt. Suli poiss. Joo. Lähed ka osalema või? Sa põntutad. Mis te teate seal kahekesi? Kas te olete valves või? Tõmbasin viimase koristuse ajal tugitooli lauale lähemale, et äkki ma ise kasutan teda hoopis rohkem. Ja neil on kergem siin ümber selle tooli ka toimetada, et uuseldada. Ja tundub, et see neile ka meeldib. Ja mul on üks uus projekt ja see hakkab lähipäevil sündima ja see on seotud meie lauaga. Neil vist lihtsalt kõigil on nii tore mängutuju. Ja nad lihtsalt müravad, otsivad omale. Selma jäi sinna nende rätikate ja katetega. Ja poisid on nüüd siin. Neile meeldib selle tuksliil ja uus kasv, mis seal ripub, seda on tore taga ajada ja 11 jälle käppapidi. Ja mulli ei lase mul midagi teha, kohe poeb mulle külje alla. Ja Selma püüab neid rätikunurkasid hetkel, see on okei. Küll on tore, et te mängite ja mürate siin. Ma ei tea, kus Valli on. Valli ei osale teiega mängus praegu. Mille valvab? Sa valvad, et keegi ei kakleks, aga nad peavad mürama. Nad peavad natukene maadlema. Nad peavad seda tegema. Eks ju, liiga ei tohi teha, aga muidu nad peavad ikkagi seda tegema. Joo, nad ju õpetavad üksteist. Avame valvurile ilusti positsiooni, sest tal on ju vaja näha kõike. Nüüd see on nähtavus hea. Palun, Normes, palju meil siin toes on praegu? Noh, polegi hullu. Täna on täitsa hea, 17 peaaegu. Täitsa hea. On, ma tea, kus pallike on. Ma teda ei leidnud igal juhul. Ta tuli tupp küll. Aga ju ta on kuskil ennast peitnud magama. Kapi otsas nähtavasti. Ühe kasti sees. Seal ta vagab. Vahetustega. Selma just rallis seal ümber tooli. Tiiger vaatas eemalt pealt. Selma hüppas ära, tiiger läks.
kahekesi. No see oli pall. Pall kukkus kapi otsast alla. Palli sa kukkusid või hüppasid? Hüppas. Pallikene hüppas kapi otsast kolm pisuga. See on nende lemmikjoogikauss siin toas. Siia ma kallan oma termosest jäägid. Ehk see on keedetud vesi ja nad kõik armastavad seda siin käia juuks. Sa kuulsid, et teised müravad või? Ei lasknud magada sul või? Mis? Sina ka muidugi. Näri, jah. Tubli poiss. Sina ka. Teid küll. Sa oled täielik kopsikade kops, oled või? Oled kopsi. Eriti aktiivne elu on teil täna. Nojah, meie kõikide elud ju muutuvad. Marss ja Veenus koos saavad restarditud järgmiseks, kui pikaks ajaks. Terveks meie elu ajaks saavad uuesti lähtestatud, nii et kas me võime seda täheldada praegu sabade käitumise pealt, et täiesti uus energia on meil õhus. Nii, Selma tuleb ära laua pealt. Meil käis piiks. Meil on siin nõud veel pesi. Ja meie pätsikesed on valmis. Ma teen veel siia 2 minutit. Ja näeb, ootaksite nüüd kõik midagi, jah? Teil on mingi tellimus sisse antud või? Ja teid lisandub. Suli, kas sul hakkab kausike täitma seal ennast või? Keeled käivad ja ma varsti annan teile ja teile ka. Meil on vaja teha valmis esimese nädala kroonika, sest me see aasta hakkame tegema nädala kaupa kroonikaid. Sest need kuukroonikad on läinud nii suureks mahuliselt, et mul ei ole neid üldse mugav teha. Ja kõik ongi muutumises, nii nagu Raama ütles, esimesed kroonikad olid meil aasta peale, siis hakkasid kuukaupa. See on läbitud tee jällegi, done. Järgmine on bi-weekly ehk siis nädala kaupa ja niimoodi hakkad sa meilt saama siis neid kroonikaid nüüd nädala kaupa. Ja kaunis taust tühjade kaussidega kogu meie jutu taustaks. Ja valmis nad said mul. Ma ei panegi neid praegu üldse muffini vormidesse enam, et ma panengi lusikaga otse sinna vormi põhja ja see on mul õliga määritud, et ta kinni ei jääks. Ja mõnusalt võtab krõbedaks kõik selle serva ja on täpselt selline hea. Siia peale praegu ma panen või, täna mul seisab ees uue maksapasteedi tegemine. Munavõi on ammu otsas. Nii et kisa. Pallike liitus ka mänguga. Miilo on ka siin pöördes oma ette. Miilo. Ignorant. Ta tegi just ka oma lahedat tantsu siin, keerutas vaiba peal. See on mega lahe, kui ta seda teeb. Siis tal on hästi hea meel. Ikka neil kõigil on huvi selle tubitooli aluse vastu. Äkki hiirekene peidab ennast seal all. Ja nad ei mahu ju sinna alla, nad saavad end käpaga seal pusida. Ja teda piirata.
ja lumepesus käidud. Ega see tähendab, kes armas veel ei tea, mina hakka proovima. See tähendab seda, et ma lähen hüppan lumme ja hõõrun ennast üleni lumega kokku. Pesen ennast puhtaks, koorin ära, annan kehale kõik uued koodid, mida kõik see plasma, mida päike on meile saatnud. See plasma informatsioon on selles kohevas lumes. Ja praegu ta imendub läbi selle naha ja jõuab rakupoisteni. Ja mis ta veel teeb? See on see biokeemiline reaktsioon, mis tekib, kui keha saab väljastpoolt külma vett või siis lund, eks ju. Ta läheb siis sealt poole see külm, võtab, kõrvaldab ära kõik põletikud meie seest. Ja sina jood sisse sooja vett ja aitad nendel zombirakkudel, katkistel rakkudel, mittevajalikel rakkudel välja tulla. See on see lumepesu. Alusta vähemalt palja jalu, mine jookse lume peal. See on põnev ja sa saad uue mega mõnusa kogemuse. Kõik, kes on proovinud mu soovituse järgi, ei kahetse seda, vaid tahavad veel ja veel. Ja nii läkski meie esimene lambapraad ahju. Ma arvan, et praegu on natukene kuum, aga noh, vaatame. Ma lasen pool tundi, siis ma võtan ta korra välja, võib-olla on keerata vaja. Ja hakkan nüüd katsetama seda kuumuse värki, sest ta tegelikult ju tahab pehmet 160 kraadi. No siin praegu on ikka kuum. Sest maksa ma tegin praegu 10 minutiga, et mitte üle küpsetada. Võib-olla paningi liiga vara. No vaatame, laseme poti korra kuumemaks ja võib-olla tõstame siis vahepeal välja, vaatame. Katsetus jälle ju. Juuli. Sa tahad tuppa saada? Kuule, prints, tule ukse taha, palun. Vaat niimoodi ta õpetas tiigripoisi välja. Juulikene. Ja see on nii lahe, ta just ise ei näe, et mina taga siin räägin. Tal see peegeldab, ta vaatab juhmi näoga alati. Lähme laseme ta sisse. Tule ukse taha. No, kas jookseb nüüd või? Ta peaks nüüd ukse juurde jooksma. No, näe, jookseb. Ha-ha. Sina tulid ka jooksuga. Laseme ta sisse. No tervist. Nii meil käib nende härradega siin. On nii, jah? Aha. Joo. Täna sai tehtud uus pastet. Või see mõksapastet ikka võiga. Ja meie esimene lambapraad. Ta näeb välja siin praegu täpselt selline. Aga tead, sama pool sõin ära juba, eks ju. No näe, ma keerasin teda siit seest poolt natukene nüüd. Ta on siukene ilus punane ja väga hea. Ma arvan, et ma natukene sai ta liiga kuuma mul alguses, sest et ta ümbert on natuke liiga palju seda koorikut tekkinud. Ta peab ikka olema sellel pehmel kuumusel kaua. Aga mul esimene 30 minutit läks ju liiga tulisesse ahju. Siis ma õnneks võtsin ta välja, aga see oli mu õppetund. Sest edasi ta oli 2 tundi ja 3/4. Oli juba kustunud sütega ahjus. Ja tõesti, see sisu on ilus ja pehme ja hea, aga väljast kõrbes natukene liiga ära. Aga mis siis? Ikka on hea ja saavad selle kõrbeda kooriku omale ja on väga õnnelikud. Küll täna meil on külm ilmakene ja oli puhunud meil kõik sooja toast ära. Istume siin kõik nüüd lambi all ja kütame ahju ja kiskad käisid, korra olid õues paar tundi, nüüd on tagasi toas. Meie tuba näitas täna 14 kraadi. Nii et tõesti, ma ise istusin, sall on peas ja hommikumantel seljas ja magasin ka nii, et sall oli peas, aga ja tiiger leidis pallikesed mingisugused, mis
krõbisevad ja kõlisevad ja ta on nii õnnelik. Selma valvab seal päevaraamatut. Selma, mis sa seal teed, Ja Suli läks üles kondama, krõbistab jälle lae peal. Aga kohe tunnen, kui mul on jalad on maas siin voodi kõrval praegu, sest ma just panin puid alla. Tegin omale kuuma tee ja tuul puhub mööda jalgu. Et võt seda tähendab nüüd siis, et tuli tuul, mida me pole tundnud ju praktiliselt terve sügise siiamaani talveni. On olnud väga tuulevaikne see aasta ja see on ikkagi hoidnud nii palju. Et täna meil on jah kõva tuul, kohe jäine on õues. Et ei tahtnud täna minna ma ka paljajalu jooksma, sest et ma arvan, et ta on lausa, siiga akna ääres puhub praegu, tunda on. Näitab -11. Aga nina ukse vahelt paned välja, tunne on kohe väga. Mis teil siin käib? Tahtsid pallile liiga teha või? Sina alati tahad vaadata, mis see on minu käes. Jaa. Kiusad või? Poiss, kas sa kiusad tüdrukut või? Mis teete siin? Tiider, palli ütleb sulle ära tee. Sakutad sabast ja peksad niimoodi või? Mis sa kakled? Kuule, ma tõmbal sind sabast, tahad või? Ei tohi kakelda. Ära kakle palun teisega. Vaata, kui kaugele ta läks. Lükati sind sinna kappi alla või? Palli. Näed, Tiiger tuleb teiselt poolt. Tuleb nüüd selja tagant sulle. Ätu, kakelda tahab praegu. Minu kaisukad olete. Mis te kaklete? Küll on hea, et ma ikka põrandat pesen. Muidu sa oleksid väga tolmune molli on siin samas jälle kõrva. Palli, mitte molli. Kuule, poiss, mis sa kätsid, Mis? Mina väike kobakäpp. Viskasin 2 muna katki. Aga siin on õnneseened, kes kõik on väga häpid selle üle. Polegi nad ammu saanud muna, nii et palun väga. No palli võta sina ka. Molli ära üksinda teiste eest ära söö. Pallil on kõik juba. Okei. Rohkem ei tahtnud, jah? Küll on hea meel. Nüüd sai üks ise tehtud, hästi tehtud järgmine statiiv. Mingi nöör mul siin ripub ja telefon läks siia seisma. Meil on, appikene, meil on siin need kakkulite söögitünnid täita. Kakkulite ütlesin põhjusega, sest nad tahavad hakata täpsust aukudesse. Aga päris kaua saan ma selle ühe tünniga nüüd, kui ma selle ilusti kokku koputan kõik. Et siis ta peab päris hästi vastu. Nädal kindlasti, kui mitte isegi. Nii. Meil oli täitsa hea soe, ei olnud külm. Nii et see oli ka tore. Vale käsi. Võtame õige käe. Nüüd teeme, ei tea, mis sa näed või näed ja hopla. Ja täidame veel need augud ka ära, siis on meil see täitsa täis. Nii. Kaunis. Nii, ja nüüd meil on see tünn ka täita vaja. Hopski. Paneme selle tünni maisi ja hakkab otsa saama. Nii. See on see, mis neil seal ripub ja neile meeldib, see ripub väga hästi. Nad väga palju ei sodi ka, nii et söövad mõlemast, sest erinevad toidud on. Siin on mul mingisugune, ma ei tea, pidi kanadele väga meeldima, selle mulle Väines kinkis. Kui me linnas käisime, 2 kotti seda sööki, ta oli poest küsinud kõige paremat. Ja see on neil siis selle kingitud tünni sees ka. Hopsti! Nii. Ja nüüd meil on vaja käia ja pesta ära see nende joogitünn, sest sinna on täpselt ka joogikausi sisse on keegi sealt torni otsast kakanud. Ehk siis vältida mürgitusi ja asju. Ma teen ühe pesu. Meil ukse lahti, Molli, jah?
tuul on täna nii kõva, aga ja meil on kaevul käimine ja vaata, päike tuli näitama ennast meile nii armast temast. Näed seal kuuse taga. Jaa, hurraa. Ja viime tibule natukene kuiva sinna põhu peale. Ja juba on meil 3 ämbrit tuppa viidud, see läheb tibulasse. Tibula selle torni pesin ära, aga see läks kohe jäässe siin tuule käest, nii et ma viisin tuppa sulamaga. Ja nüüd viime selle ämbri veel tuppa. Oi, ära nüüd tühjaks jäässe. Kõik läheb jäässe, tuul on nii külm. Oi, kui kaunis sa oled. Aitäh sulle! Nüüd algab meie järgmine projekt. Hakkasin lauda koristama. Üleeile, kui mu reisipäev oli, siis ma lasin segada ühe ilusa värvi selle tammelaua jaoks, mis siin sametlina all on. Sest mul ei ole seda aega ja soovi veel siiamaani tekkinud. Laud seisab küll juba aasta siin. Peaaegu vist on. Eelmine talv ta siia tuli minu arust. Ja ta on aasta siin, jah. Ta tuli 24 sügis tuli see laud siia. Nii. Ja ma katsin ta ära, ta on väga kole. Aga nüüd on mul üks kena värvikene segatud ja siis oli veel üks valmis segatud värv, mille ma kavatsen ka siia töösse panna. Vaatame, mis saama hakkab. Igal juhul hakkasime me lauda praegu tühjaks tegema. Põnev, see meile väga meeldib. See tähendab, et kõik luiged kolivad ajutiselt. Ja kõik kaardipakid kolivad ajutiselt. Ja meie samal ajal kuulame, taustaks on meil karnivoride podcastide salvestused, mis on siis seal liikmelisuse taga, aga ma juba olen aru saanud, et ega ma rohkem seda vist ei maksa. Sest et midagi uut ma enda jaoks ei ole saanud, ikka pean ise edasi vaatama, oma keha ütleb edasi. Vot nii, koristame tühjaks. Näe, alustasin ja ei saanudki kohe midagi teha selle paberiga, sellepärast et siin on, see laud oli vihma käes. Ja siin on kõik see eelmine asi on nii lahti, et ma pidin hoopis suure kööginoa tooma. Et see lahtine siit lahti koorida. Tuul on pööranud, tead sa, ma sain isegi võtta vessipluusi sellest ära. Et seda ei ole ammu juhtunud. Päris hea kehal olla, tunda seda sooja õhku. Nii näed sa, meie esimene kiht on tehtud. Pealt on ta siis selline, mis iganes värv see on. Igal juhul see värv ütles, et seda värvi mul on vaja. Ta on mingi türkiisi akvamariini vahepealne selline, ma tean seda kalliskivi, mida ma olen, see on larimari värvi on see. Jaa, täitsa larimari värvi. Ja jalad tulevad ka nüüd seda värvi. Ja see roosa, see oli siis see, mis oli seal valmis segatud ja soodushinnaga. Ja ma arvan, et ta väga hästi töötab selle larimari sinisega. Õhtul ma värvin ta teist korda, ta nüüd tahab kuivada, ta on päris paks värv. Et ta katab päris hästi, aga kindlasti ma värvin teist korda veel. Aga ma nüüd teen jalad ka siis. Näed sa, armas, meie lauaprojektikene on nüüd valmis. Nupukene tuleb ka see roosakas, punakas. Ja nüüd tal on siis aega kuivada ilusti hommikuni, enne ma teda ei putu. Ta on päris paks värv. Näed, kohe ilus katab. See nüüd 2 korda mul üle tehtud ja juba see esimene kiht oli väga ilus. Ma olen ise very happy. Riiuli tegin 1 korra, ei hakanud teist korda tegema. Ja tuleb see riiuli jalg ka ilusti, see sama sinine. Oma mantraid ma siit muidugi maha ei värvinud, need on endiselt siin peal. Aga väga ilus, ega rohkem ei näegi midagi teha. Viimane oligi selle roosa liistu serva väikese pintsliga üle tegemine, et kõik see, mis oli sinise teise kihiga veel siia selle punase ääre peale tulnud, et see tuli nüüd
ühtlaseks teha, ilusaks. Kaunis laud tuleb, täitsa uue elu sai. Jooksime välja praegu jälle aknast, vaatasin. Sa vaata, mis see päike meile teeb seal. Näitab. Päev otsa on olnud selline hall meil kõik. Korrad on midagi piilus, ma näitasin sulle. Aga nüüd nii võimas, nii ilus. Oi, see kinnastega möllerdamine on päris keeruline, aga ilma ka ei saa. No on nimed ime. Tuul puhub kõik kütte välja täna. Aga õnneks meil on lamp ka. Leidsin midagi eriti nunnut. Palli avastas palli. Ja mängib sellega. Okei, pausi. Näed sa, meie ilus projekt on valmis saanud. Tegime kuldsed rõngad ka, ikka kõike peab tegema, sädelust peab ka panema, eks ju, siin ääres on sädelus kõik ja siin ääres on sädelus, ma ei tea, kas need paistavad, ei paista vist, aga niipidi äkki näe paistab ja siit paistab. Ikka detailid on mu jaoks hästi. No näed sa, see on nüüd meie uus lauake ja riiulikene, ta veel kuivab, keskelt on veel näha. Aga ma olen rahul. Täitsa uus energia on siin. Vau. Tore. Öö läbi on sadanud. Ja tuleb juurde, tuiskab vahepeal, keerutab igatepidi. Hommikul ei saanud ustki lahti, kõik oli täis tuisanud kojaga. Aga ilus on. Ilus on. Tuled tõmbavad seda tuld ahjus nii, et sahiseb ja vuhiseb kõik. Kõik põleb nii ruttu ära. Ja siis puhub majast välja ka. Aga ilus on. Ja eriti ilus on meie uus töölauakene. Nüüd ma saan panna kohe pakid ka ära. Nüüd tulevad pakid hoopis siia alla. Ongi uus ja korras lauakene meil. Paneme selle statiiviga siia. Paneme laua alla. Ta koht ikka rohkem siin laua all. Salvestamise ajal laua peal. Väga nunnu. Näed, milline uus hingamine ja millest sa alustad siis, kui kõik on täis tuisanud tee rajamisest. Ikka jälle. Oi, kukkus. Ehk siis tuleb rajada tee ja Tibulani. Täna tuleb kindlasti sahk, aga noh, pesunööriteed enam ei ole olemas, kaevutee veel on aimatav, aga kõigepealt me peame tegema sinna ühe tee. Sest ikka nii nagu öeldakse, et kui pea ei kanna, siis kannavad jalad ja nii kui ma keldrisse jõudsin, nii mul tuli meelde, et kapsas jäi ju tuppa. Nii et käisime jooksuga veel kapsa järgi. Ega muud ei olegi tead. Tegelikult keha on ju soojas, aga näpud on need, mis ära külmuvad kohe. Lähme vaatame, mis tibud teevad. Kapsas ka tuleb. Ja näete, saia kätte ei saa, on ikka lugu küll. Kui ilus puhas pudrukaus meil on. No ma annan teile nüüd kõik kätte. Kohe tulen teie juurde. Ja kohe tulen teie juurde. Ja mida ma näen? Sa vaata nüüd jahutünni, seda rohelist. Nad on sinna täpselt aukudesse. Pätud, tahad kapsast kätte saada? Ma tulen.
no näe, kui hästi jälle kõik on. Täna saime 5 muna. Nemad said kapsa, pudru, kohupiima. Ja ma võtsin kõik selle kaka sealt ära ja ei pannud enam sinna õrre lähedale seda. Ju nad on valinud nüüd sealpool magada. Ja tõssin siia pingi peale. Kirjanusel jalad. Kes tahab jahu, saab sealt kätte. Ja kõik on hästi teil. Natuke tuustisin seda põhku ka kohevamaks ja kuivamaks. Kõik on hästi. Tublid olete. Jaa. Ilusat päeva teile. Tuisk teeb nii kiire töö, et see tuiskab siin väga kiiresti uuesti täis, sest nii tihe lumi on. Ilus on. Ilus on. Mis päev meil täna üldse on? 10 vist, aga mis päev see on? Kas laupäev äkki? Huvitav, mis turul toimub siukse ilmaga. Lähme tuppa. Kuule, kui õnnelikud nad on. Nad said kõik selle lambaprae. Need kõvad, see on nagu vinnutatud lammas praegu, mida ma ise läbi ei näri. Need prae koolik, mis tekkis, kuna ma alguses liiga kuuma ahju panin, eks ju. Oi, nad naudivad seda praegu. Siukse krõmpsuga käib see. Kohupiima praegu kellegi liisu ei ole, igal juhul samal ajal, kui seal peal on see lambakrõvin. Selma käis ka, sõi natuke läks tõppa sooja tagasi. Aga need lillapallid on mega õnnelikud. Selma magab siin kiige sees niimoodi mõinda. Käpad püsti. Kosma magule. Õues tuleb aga teemant tolmu juurde ja juurde. Imeline päev on alanud. Kell sai just 7:07. Lasin sabad kõik õue ja tulin vaatama. Vau, sädeleb ja sätendab. Vaata, ma ei tea, kas näeb, ei näe vist. Kõik sädeleb ja sätendab. Iseenesest on veel pime. Aga ma tean, et imeline päev tuleb. Sest meil on plaanis teha sauna. Käia tuua puitbriketti. Saunaga koos saab pesumasina ka ehk korra tööle panna. Ja pesu pesta. Mis sa arvad, Valdi? Ja siis saab lambapraadi teha. Vaata, peale elektrikatkestust see nüüd tõmbleb seal. Õudne pidu on. Muud kui vilgub. No, said kinni, Miilo või? Üks tiigripoiss lendas sealt pimedusest. Nii lähme. Meie hommik on ilusti, saia sõime ära, pudrukausi panime täis, uue kapsa kallale asuti kohe. Meil veel siin natukene on koristamist. Ja siis vaatame edasi järgmise. Nii. Kakad said korjatud. Panen teile saepuru täna juurde. Eile me saime 3 muna.
no siin on võib-olla eilsest mõni juurde tulnud, aga praegu on kokku 5, ei 6. Mis te siin selle jahuga laamendanud olete? Vaata, kõik on ümberringi jahuna. No nii, selle saime ka. Vaata, kus meie kauss jäi. Me ei leidnud taast oma kaussi. Kauss jäi maha. Nii, munad peab taskusse panema. Ei saagi panna mujale. Paneme muna taskusse ära. Kausid on mustad, tuleb ära jälle pesta. Küll on hea rahulik teil täna siin, keegi karju. Jaa. Nii, munad said taskusse ilusti. Ja nüüd me paneme selle saepuru teile siia. Nüüd teil kuivem ja suve. Alati hakata lendama kohe siin. See ei ole söök, ärge sööge saepuru. Saepuru ei ole vaja süüa, ma panen siia alla ka. Nii, kõik siia. Kõik. Oppa! No nii. Siia ka kuiva. Ja, nüüd on kõik hästi. Nii praegu on väga hästi. See õhk on neil tekitanud siukse suure kuiva mäe siia. Vähehaaval panen natukene saepuru peale, on kuivem, jälle soojem. Aga ei, siin on hea stabiilne tõesti. No nii, nunnad. Ma nüüd lähen ära siis täna. Lumi sai lükatud, lähme vaatame, mis seal õues. Meil on sauna vaja puud viia ja igasuguseid asju ette valmistada. No nii, värava kinni. Ops. Joo. No, saate oma kapsast maiustada. Viimane kapsas tehti nii ilusti puhtaks. Joo. Joo. Kõik hästi teil, joo. Õhtul näeme. Õues käib trill ja trall. Pätud teevad ise ukse lahti mul. Tulevad ikka järgi, kuigi ma ütlen, et ärge tulge. Ma lähen käin tibude juures ära. Siis see tüdruk hüppab ukse lahti. Mille ei teinud ust lahti üksinda. Nii. Vaata, meil on vaja viia see. Ahaa, hea, ma tean küll. Meil on vaja puud viia sauna ja pesud viia sauna. Katse number 1. Tulin vaatama, kas hakkas tõmbama. No tossu hakkas tulema. Siis see tuleb ka praegu. Selline. Lumi sajab. Kaugelt maantee hääl on kosta natuke. Nüüd tõmba. Seal on nüüd see lumemüts ju peal. Lumi on nii kerge, nii kohev. Aga tõmbab, näed, tuleb. Üks läks juba päris ilusti, võttis tule külge, teine veel pusib siin natuke, pidin uuesti ukse lahti tegema, muidu tahab ära akustuda. Kuidas ma saan kõige kiiremini kätte selle sauna veepaagi vee. Sauna veepaagi vee. Saan otse sellest puhtast teemantolmust. Näed sa, selle kausiga, suure kausiga. Opadi. Eks ma viin tegelikult ju väikesed kogused. Tundub küll, et näe, vaata, täidan seda veetünni. Veel paar tükki, vaikselt hakkab sulama. Eks siis neis saame kõige puhtama koodidega. Nii palju kergem kui kaevust tuua väikse ämbri kaupa, eks ju. Vaatame, vahepeal saab jälle tulla ja täita seda tünni.
Jälle häkkisin natuke. Ma ei tea, millega sina oma autot lumest puhastad. Aga ma ikka selle sama harjaga, mis meil siin trepi jaoks ja koja jaoks ja üks ja sama tööriist. Õnneks on see kõik nii kerge, udusuline lumi. Eriti kohe. Nii, silmad puhtad. Teeme siit külje pealt ka. Nii, et saaks sooja panna, sest on ju vaja briketi järgi minna. Nii, kui ilus pehme ja meie akukene ütleb meile, et no nii, võttis natuke, aga läks. Hurraa! See on nüüd siis see puude kogus, mis meil siin on. No, loodame, et see hunnik oli siiamaani detsembris. Jõuluajal sai see hunnik siiamaani. Nüüd ma olen selle osa juba ära kütnud pool. 3 nädalaga pool jaanuari lõpuni. Noh, ehk saame märtsi keskele veebruar. Jah, umbes nii. Kallis, mis viga on? Millal on midagi viga? Ta ainult tähib. Ta voodi alla ennast peita. Vaata, ta ei saa isegi rahulikult ennast pikali panna. Proovis sirutada, küll ettepoole lamavad koera, küll alla vaatavad, ei saa. Ainult lõõtsutab. Tal on vist palavik ja midagi teda väga häirib. Tupsukene, aga ta ei ole minu juurde kaebama tulnud, ta on just nagu eemal, vaata. Mis need jalad teevad sul seal kõhu all? Musimumkula. Näed, kuidas ta lõõtsutab, tal on nii palav nagu. No, tuba on tegelikult külm. 16 kraadi oli praegu. Kassid on lambi all näha. No jälgime, vaatame. Miilukene on nüüd niimoodi mõnusalt rahunenud. Ma panin talle selle oma viimase kootud. Mis ta siis on? Sallikene, peasall, kaelasall, mis iganes sallikene. Panin selle talle ümber ja talle väga meeldib see. Ta magab siin nüüd rahulikult, enam ei ähi, enam ei tõmble, ei värise. Tal on mõnna. Ja muidugi tuli mulli meile ka kõrvale siis kohe, kui Miilule panin salli, siis ma otsisin talle ka peapaela, panin talle ümber nagu salliks. Ta on ka väga happy. Väga happy. Joo. Kõik hästi. Joo, suhe palju. Päris palju. Seda imede ime, mida me saame tunnistada, kui mõnus ilm meil täna õues on. On ja
Oh, kes need jooksevad siin. Tuiskate ringi kohe, jah. Ma lähen vaatan. Tibud ju ootavad meid. Hommik, eks ju, päike särab õues ja jõudis teieni ka. Kapsas läheb hästi, jah. Olete korralikult kakanud täis jälle kõik imelikud kohad. No selge. Võtame siis täna hanguga, proovime selle asjanduse siit, selle mäe teil ära võtta ja tuua uue. Joo, ma kohe annan teile saia. Tahate? Näe, tule võta kohe saia. Tule võta kohe saia. Tule võta. No tule. No mahub. Kõik saavad. Jaa, ma annan teile selle saiakese ära niimoodi, eks ju. Ja siis tule, Perla, sina ka mahud. Tule, saad. Näe, teeme katki, mahub laiemalt. No Perla, tule. Perla, sa ei mahu või? No, võtame siis omal. Nii. Perla, tule siia. Jaa. Käed, jalad, meil on neid ju rohkem kui 2. Kokku 4. Põlv hoiab seda, käsi hoiab seda. Teine käsi hoiab ju masinat. Jaa. Kohe ma lähen toon hargi ka. No nii. No teeb, nokib ära. Jaa. Ilusti nokib ära saia, jaa. Siis ma tulen teen teil jälle selle vaheukse lahti, kui ma olen hargiga sisse saanud. No, sina said selle kätte. No, võta kõik. No, teil veel natuke on või? Ai, minu näputeerge, võtke. No, kõik. Jaa, tore on ju olla õues, aga näpukesed lähevad nii jäässe, et ei saa üldse kaua teha seal. Katkusin ainult natuke põhku ja tule soojendama joosta. Täitsa. Aga ahi on nüüd juba nii kuum, et siia vastu ei saagi panna. Aitäh. Kõik koristatud. Võtsime seda osa vettinud põhku ära. No palju ta ikka jõuab nädalaga? No nii palju. Nii palju, et ma jaksan selle koti välja ka viia ja... Aga võib-olla ma isegi ei vii, võib-olla ma jätan ta siia ja kevadel viin otse lillepeenrasse selle põhu ja mults. Ja pudru on teil ees ja kartulit ja peeti ja kapsast on ka veel ja ärge korjake neid kartuleid sealt välja, näed, tallute kohe ära. Aga õnneks te nokite neid maast ka. No nüüd on jalgealune kohev ja kuiv jälle. Jaa. Hea olla. Sööge siis nüüd, see on teie töö. Jaa. Siin käib 2 kartuli tagaajamine. Ma ei tea, mis see muistu seal leiab nurgas. Ja meie võime viia kakaämbrid välja ja munad tuppa ja... Joo. Joo, tublid. Proovime, vaatame, mis välja tuleb. Me oleme nüüd mõned korrad seda proovinud. Teame, et me saame hakkama. Me nüüd näitame sulle ka, millega me hakkama saame.
me võtsime selleks päris palju hoogu, pinki. Me tahtsime endale sünnipäeva ajal kinkida ja ootasime teda pea 2 kuud, tuli ta mööda maad. Ja siis me oleme siin paar kuud lihtsalt valmistunud. Molli, ära tule, mine ära. Aitäh sulle. Nii tuli. Nüüd läks oma hoog kahju. Viimane kord ma jälle natukene kõrvetasin ära, nii et ma ootasin praegu ikka korralikult, et ma ei näe enam punaseid süsisid üldse. Et nüüd julgen ta panna ja panen esialgu praegu, eelmine kord küpses üle ka. Panen praegu 1,5 tundi, mitte 2,5. Vaatame 1,5 tunni pärast ja siis saab ju juurde hoida. Okei. Ootasime nii kaua, kuni päike jõudis kaevuni, et kaevule tulla. Jaa. Ennem oligi liiga vara tulla, siis päike oli sauna taga. Mis? Võta. Aga meie täidame ämbrid ära. Väike on soe juba. Ja eriti kui ühtegi tuulekest ei ole nagu praegu. Täielik vaikus on. No veel tahab või? No võtame siis veel. Kosekene rõndib meiega siin puhtust. Piisab väikese enda taha. No, mahub kõik ära. Okei. Hurraa. Kätte sain. Ja näed, saab kupadi. Ja ongi. Tubli kaevukaan sai tehtud. Imetleme suga koos siis seda, mis meile on antud siia. Keegi saeb kuskil midagi.
nii kerge. sajab lund. praegu siin seistes ei tunne üldse, et külm on. kes see tuli mu juurde? Molli, sina jooksid. Miilu ootab meid, jah? No lähme viime veed siis tuppa. Meil on 2 ämbrit vaja sinna vedada. Me oleme nüüd siin seisnud ja päikesega rääkinud ja oma trenni teinud siin tee peal ja eks ju, me teeme seda siin edasi ja tagasi ja väljaasteid ja põlvetõsteid ja mantlil käib selleks lukk alt lahti, nüüd ma panin kinni. Sest nüüd me hakkame tagasi toa poole liikuma, aga selleks on meil vaja võtta pakud jalast ära, et tagasi tuppa minna. Oi, et takid on nii pikad. Ups. Nii sokk ka. Abi, ära kuku. Nii, sokid ja papud. Ja me saame ju minna. Oota, tõmbame need dressipüksid ka üles poole. Muidu lähevad nemad ka lumiseks. Aga meil on kõige pehmem lumi. Kui hea. Päikesele veel tere. Head aega. Varsti tuleme jälle, kui sa loojuma hakkad, siis tuleme jälle. Praegu peame edasi marssima. Kuni veel jalga tunneb. Kui ma ütlesin, muidu ei saa arvet külma, siis nüüd saab. Nüüd saab väga hästi aru, kui külma. Oi, vist jalgu enam väga ei tunne. Nii, hopsti, hurra. Nüüd saame teha, kuivatada jalakesi. Kuivatame nad ära. Need, kui ilusti on kõik vereringi hakanud tööle, eks ju, punaseks läks kõik. Ja meil on siin õli. Võtame siit õli ja õlitame nad kohe ära. Anname kohe selle, mis siia. Selle sama reaktsiooniga läheb kohe kõikide organiteni. Nii, sodid alla, seda ei ole midagi hea. Kus me selle sodi saime nüüd siis, mis me saime liivana on, kus me liivaseks saime? Ei tea, kes meid liivaseks tegi? Kus see liiv oli, mille peale me astuda saime? Sina tahad ka seda õli sealt süüa või? Nii, siin ei ole liiva. Ühe jalaga suutsin kuskile liiva sisse praegu saada. Ärge nüüd sööge ära, kuulge nustikud. Seda on mulle vaja. Nii, ja nüüd võime tagasi panna oma sokkikeesed. Oh, kui head, kõige paremad. Ma ei tea, aga ma olen mega tänulik sellele, kes need on kudunud, sest need sokid on minuni jõudnud läbi Hiiumaa mingisuguse kirbuka, kust ma sain nad 50 sendi eest. Ja nad on muga 6 aastat teekonnal olnud, 5 kindlasti. Neil ei ole mitte ühtegi auku. Nad on kõige paksemad ja tugevamad sokid, mis mu elus on olnud. Ja ma ei käi nendega iga päev, nad on just nendeks kõige külmemateks hetkedeks. Ja nad on mega lahedad. Võt nii, ja nüüd ootame edasi oma praadi ja teeme kroonikat, nokime edasi. Vaatan siin mingid väikesed linnukesed, kes siin kõrte peal käivad ja piiksuvad. Nad piiksuvad nii vaikselt, et see vist siia sisse ei kosta. Aga näed, et seal mingi lendamine käib. Ja päike läks. Ja teie käisite rallit jooksmas, jah? Rallit jooksmas. Mis? Nunnud. Kuuled ka, Miilu, vaatad ka linnukesi, jah? Vaatad täpselt sinna, kus linnukesed siutuvad.
Siukene tume kaar on siin taga. No lähme, mul nüüd näpud kukuvad ära muidu. Miilo tardus, vaatabki neid linnukesi, ei tule. Tule nüüd. Miilo, hallo. Mailo. Lähme tuppa. Tere hetk, armas. Võtame selle kaane pealt ära. Vau. Ja vot nüüd on ta õige. Ma keerasin teda issand, kuidas mul maha peaks ära. Kokku sai nüüd 2 tundi. Oh jes. Ma saan selle siit kohe ilma millegite kätte, näed sa. Oh my gosh. Nii, ülejäänud jätame sooja. Vau. Nii et 1,5 tundi oli kõigepealt ühtepidi ja 0,5 tundi oli järgi teistpidi. Ja nüüd ta sai õigeks. Tegin mõned peekoni ampsud ka omale sinna lamba kõrvale. Ära. Ongi nii pime juba õues. Sa näed, praegu paistab hästi, kuidas sädeleb kõik. Päeval telefoni ei paista, aga praegu paistab teemalt tolm sätendab. Sätendab. Rasiel tervitab. Noh, natsud. Õhtu käes. Sul alati kodus on, siis kui tuleb mingisugune, ma ei tea, mille isu see on, aga ma olen lihast praegu täis. Ma ühtegi lihalist ei taha hetkel juurde. Ja ma ei taha ka mingit puuvilja, ma ei tea mida, aga mul on selleks juhuks alati olemas vähemalt 1 5% kohupiim kodus. Ma löön siia juurde ühe munakollase toore, valge annan loomadele. Ja siis mul oli vahukoore põhi, ütleme, et siin on, no ma ei tea, 70 milliliitrit vahukoort, muidugi vahtu lööduna, eks ju. Ja siis ma panin siia toorkakaot ka natukene. Nii et ta on selline kreemine, mõnus, ei tea, kas läheb külmemaks jälle või igal juhul keha küsib midagi juurde. Ja vaatame, teda tundub praegu nii palju, sest mu kõht on täis. Aga mul on isu selle järgi. Ja ma hakkan teda nautima oma väikese lusikakesega. Ma tean, mul jätkub teda pikaks ajaks. Ja ma ei ole pannud siia mitte midagi rohkem sisse, ei mett, ei mingeid marju, ei mitte midagi, eks ju. Mida ma panin suvel, kui ma tegin midagi sarnast, siis ma panin siia alati ka oma lemmikmett ja ma panin siia vaalikaid tavaliselt. Hetkel on täpselt nii, nagu on. Ja saan endale öelda ikka jälle head isu, sest see on nii hea. Mida see nädal tahab meile öelda meie edasise liikumise kohta? Kuhu ja kuidas edasi? Millega arvestada? Mida vaja teada? Nii. Seda ei võta, meil on 3 kaarti. Meil on sauade kuus. Väikese käes siin sauade kuus. Ja siis meil on mõõkade 3. Ja meil on, nii ma vaatan, kuidas sulle ilusti paistaks kõike välja, eks ju. Paistab. Sauade 6, mõõkade 3
ja limoon. Luna. Raama, mis sa tahad öelda meile? See enesekindluse kasv, see enesega rahulolu saavutamine, millega me kõik tegeleme, eks ju, see tuleb läbi selle valusa koha, kus meie südamed tervenema on suunatud. See kaart hüppas välja tagurpidi, mõngad kukuvad välja, eks ju. See valu läheb üle, kõik, mis on tervenemises, saab terveks. See, mis vajab veel vabastamist enne uude kuusse minemist, see ülesanne on meil praegu nendest haavatavatest kohtadest lahti saada. See iseendaks jäämine, kõigest sellest vabanemine, nendest valusatest hinge valudest, nendest mõttemustritest, et me saaksime minna uude kuusse kergemana, uute visioonidega. See ei ole täiskuu, see on kuu loomine. Need peidetud saladused, need tulevad välja täiskuu ajal tavaliselt, eks ju. Uue kuu loomise ajal me valmistume võimalikult vabanema vanast, et uus saaks tulla ja luua. Jah, nii on. Eks me seda ju teeme iga päev natukene, samm-sammult. Pööra tähelepanu oma mõtetele, mida sa ligi lased. Kas nad viivad sind edasi või hoiavad sind paigal? Kumba hunti sa toidad? Meil võimsad väravad avanevad järjest, eks ju. Me oleme astunud sind ühest portaalist teise, teisest kolmandasse ja need järjest võimenduvad. Selle kaardi peal on mõlemad, eks ju, on nii päike kui kuu, sest kuu ise ju ei valgusta, koostöös päikesega päike laeb ta valgust täis 18. jaanuaril